KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Ott-Erik. Tervist. Nagu lubatud, siis räägime veits meie poiste tegemistest. Kelle käest on küsitud ka kusjuures Ott, meie käest on nagu korduvalt küsitud Petsi tegemistest, sinu tegemistest, siis isegi Jorgeni omast, vaata, sest Jorgen on meil üritab järgmine, kes üritab ülikooli minna, on IPP, kes läbi, et siis täna saame rääkida Ameerika jalgpallist, aga Eesti vendadest, et see on nagu vinge ja täna on siis mina ja Ott-Erik, räägime Euroopa, mis siin Euroopas vahepeal juhtunud on päris palju. Ja siis esmaspäeval tuleb Karl Petersoniga episood välja, mis ma juba salvestasin ära, aga siis seal räägime siis Karliga, mis ülikooli footis, kuidas tal läinud on siin poole aastaga kõik need asjad, et siis järgmised 2 episood siis saate päris ülevaate, mis meie poistel tegemiseks läheb sellel aastal, ütleme nii, sest et mul ju Ott-Erikuga, Ott, sul on täna esimene trenn, on ju? Mul on täna esimene ametlik trenn, jah. Mul on esmaspäeval esimene trenn, nii et meil hakkab mõlemal treeningcamp pihta, on ju, ja siis hakkab hooaeg. Aga muidu üldiselt, kuidas sul on? Näpud oled terved? Kuule, päris okei on tegelikult, sest et muidugi plaan oli nagu see, et saab niimoodi, et ma septembrikuu puhkasin, on ju, oktoobris hakkasin vaikselt tegutsema. Ja see oligi plaan see, et saan siuke 5 kuud nagu enam-vähem korralikult nagu valmistuda off-seasonil. Aga siis oligi, siis ma olin haige suht pikalt mingi hetk, siis 2 korda rebestasin tagareite endale ja siis kokkuvõttes sellest 5 kuust sai siuke 2 kuud sai nagu siukest päriselt, või 2,5 kuud sai siukest päriselt nagu kvaliteetset trenni teha, et see on aga see on nagu nõme, aga asi vaata, kui sa ei saa teha trenni korralikult. Absoluutselt, ja sa oled nagu ekstra vaata nagu planeerinud kõik selle nagu ümber ja niimoodi vaata. Aga ei, selles mõttes õnneks nagu praegu vähemalt nagu enesekindlusele ei ole siuke asi vaata käinud, et vahepeal on see, et kui sa nagu ei saa korralikult valmistuda hooajaks, siis saab enesekindlus ka nagu mingi põntsu, aga antud hetkel küll ma seda nagu ei tunne. See on täpselt, kus ma olen, sest et ma ei ole veel, ma jooksin esimest korda täiskiirusega pühapäeval 5 kuu jooksul. Et nagu eelmine aasta ma läksin täpselt samamoodi, eelmine aasta ma läksin kohe Põlve-Opilt hooajale ja siis esimene trein on nagu okei, huvitav, mis nüüd täna saama hakkab, kas ma jään ellu või lõpetame kohe ära, on ju. Jah, no võtta, et seal ongi see, et nagu lähed trenni küll, mõtled nagu seda, et davai, ma jooksen inimestest läbi, on ju. Tegelikult sul endal kogu aeg kusagil tagakuklas tiksub see, et okei, et no, kas nüüd... Kas nüüd läheb jälle või mis juhtub, on ju? Nüüd on see liigutus, nüüd ma ei tea, kas... Või siis mõnikord on see asi, nagu, kui ma varasemalt ka, et nagu teed selle sammu ära nagu täpselt selles asendis, mis ta peaks valus olema, siis kui vapsi, ei olegi valus. Mis nüüd toimub praegu? Just. Aga siis on jube ohtlik see, et siis teed järgmise sammu veel rohkem ja siis käib põks. Jop, ehk siis ma tegin siis 2 hoppi selle seasonil eelmine aasta, enne finaali rääkisime niikuinii, mul õlg läks, leibrum läks ja siis tuli välja peale hooaeg, et sellega tuli operatsioon teha, kerge õmblus, õmmelti seal kinni, õnneks väga suur tegelikult polnud. Tavainimesel poleks seda hoppi tehtudki, aga kui ma tahan sport edasi teha, siis see arvatavasti läheb järjest hullemaks. Et tegin selle ära, mis on siiamaani ja rehabib, et eks me esmaspäeval näeme, kui hästi ta on, sest ega ma nagu full participant kohe pole, aga ta on päris hästi, et siin lähima 6 jooksul on okei juba ja siis tegin oma änkliga lõpuks korda 3 aastat läbi selle mängitud, aga nüüd tehti puhtaks ja nüüd on vähem juba. Kuule, ma sain täna sain rahulikult nii overdose'i teha nagu korralikult, see ikka hakkab mobility tagasi tulema sinna sisse. See on päris hea. Sul tuli vahele muidugi saarlasele siuke äärmiselt mõnus väljend nagu ömmeldi õlga. Aga ömmeldi siis nüüd teate. Et see, kuule, see viimasel oli tuksel, ma käisin poes, enne kui ma tulin Saksamaale, käisin kuradi varuosas ostmas masinale. Peale esimest lauset, see tädi seal leti taga ütles, saarlane, jah? Jaa. No jah, what you gonna do? Mul on ainult 31 tähte tähestikus, sorry, mul seda ühte ei ole tõesti. Ma olen seal teisel, kui sa Saaremaal sõidad, seal on see öötäht, vaata tee ääres. Ma olen sealt edasi ja seal pool, kus see täppidega ainult. Aga jah, siis täna räägime natukene Euroopa footist, räägime, kus me end appisime juba.
Otil on praegu spoiler alert, vaata seal allkirjas, kuigi see on juba ammu announce itud, nii kui Ott Erik läheb, on ju. Me vist isegi mainisime ka podcastis kuskil. Ja siis järgmine episood on meil peale NFL-i drafti, et siis on rohkem aega, mis on siis 8. mail. See on siis vahetult enne minu esimest mängu, et siis me saamegi teha korraliku season preview, sest nagu me Ott Erikuga rääkisime ka, Oti esimene trenn tuleb, minu oma tuleb ka. Ausalt, ma tean, kes mul meeskonnas on, aga ega mul pole õnne, mis see välja näeb, on ju. Aga päris huvitav, et teil on nagu vähem kui kuu aega enne hakkab camp. Päris huvitav. Ja see on, meil on see aasta lühem. Meil on üks nädal lühem. Eelmine aasta me peaks praegu campis olema. Yeah. Nagu esimesed 2 trenni oleks pidanud ära olema. Aga Ma tead ka miks või? ma arvan raha. Okay. Ma legit arvan, et see rahaliselt kokkuhoid. Aga kuna, ja teine asi on veel see, et me alustame hooaega nädal varem, sest et GFL Bowl on nädal aeg, ei noh, hooaeg on sama pikk, aga nad liigutasid siis kogu hooaja 1 nädala võrra ette. Et siis me, siis finaal on nüüd oktoobri alguses esimene nädalavahetus, kui varasemalt on olnud see teine nädalavahetus. Mis on ebareaalne ikka GFL on. Jap, 6 bye week'i ja 12 mängu. Ja pluss 3 mängu veel otsa. Nagu, söge. Ja need bye week'id võivad üksteise otsa ka olla. Ja mul juulikuus on põhimõtteliselt 1 mäng. See on täiesti haige minu arust. Kuidas sa nagu mängid niimoodi? Ja see nagu rütm kaob ära, aga õnneks tegelikult, mis oli ka eelmine aasta, siis meil on terve august on iga nädal mängud, siis vahetult enne play-off'i vaata, siis saab nagu selle käima uuesti, mis on siuke paras katsumus küll, sest et aga eks me räägime natuke aja pärast niikuinii, mis meie schedule'id teevad ja nii edasi. Aga muidu sa rääkisid treenimisest, on ju? Noh, sul oli 5 kuud off-seasonit, mul oli ka 5 kuud. Ma tegin 5 kuud rehab'i, sa tegid ka natuke rehab'i, natuke tervendamist ja siis natuke päris trenni ka, on ju. Aga muidu endal nagu enesetunne peale eelmist aastat oli nüüd tagasi vaadates, et nagu, eks see hooaeg ei läinud niimoodi, kuidas sa ootasid, on ju, aga jällegi, nagu me rääkisime ka eelmise aasta alguses, et see oli esimest korda, kui sa tegelikult mängid organiseeritud football'id full time, vaata, on ju. Nagu sa oled väljakul mängijana kogu aeg. Et nagu, mis on sul muutunud mõtted sellest, kuidas sul eelmine aasta lõppes või mis? Ma ei tea, vihasemaks olen läinud äkki või? I'm just fuck everything. Nagu, no oligi see, et tegelikult kui ma hakkasin mõtlema, mis võib-olla endal nagu kõige rohkem kripeldama ja oligi nagu seda, et ma vist mainisin ka äkki eelmine aasta, et nagu seda õiget, kuidas ma ütlen, nagu seda emotsiooni nagu vahemikku ei leidnud, vaata, et mõni mäng oled nagu jube üles pumbatud ja siis nagu ei ole keskendunud, aga mõni teine mäng oled nagu juba keskendunud, aga nagu emotsiooni ei ole mängu taga. Et siis ma mäletan täpselt, ma lendasin tagasi Wroclawist Eestisse ja siis lennukis istudes. Noh, kui veel kõik oli nagu enam-vähem värske, siis panin kirja nagu kõik asjad, mis mind segasid ja siis hakkasin ühtlasi mõtlema, et nagu mis on sellised asjad, nagu mida ma nende asjade parandamiseks on teha. Okay. No, ja siis oligi nagu see, et hakkasin mõtlema selle peale ka näiteks, et mis on nagu 5 kõige paremat päeva, kui ma olen jalgpalli mänginud. Ja siis kõigi nende 5 päeva ühiseks noodiks oli see, et ma olin nagu jube vihane ja mul oli nagu jube suur siuke nagu tõestamise tahe või chip on shoulder. Nojah, et ma pidin nagu kogu aeg tõestama midagi kellelegi. Noh, ükskõik kas USAs või siin on ju. Ja siis ma sain aru, et nojah, et ei saa nagu, kuna ma ju, kes mind võib-olla natukene lähemalt teab, siis teab, et ma mängisin enne seda hästi pikalt tennist. Et siis sa ei saa nagu Ameerika jalgpalli ja tennist nagu sama mentaliteediga mängida, vaata. Tennis on siuke, kus sa pead nagu kogu aeg jube rahulik olema ja sa ei tohi nagu emotsioonidel lasta nagu võimust võtta, on ju. Aga Ameerika jalgpall on nõks teissugune mäng, et sul peab see sütik olema nagu lühem natukene ja sa pead seda, ja sa saad nagu reaalselt ära kasutada oma seda nagu viha mängusiseselt ka erinevalt tennises. Et legendaarne see Michael Jordani asi on vaata see, kus ta kujutas asju ette, mis tegelikult ei juhtunud, aga lihtsalt see, et ise ennast pissed off'iks teha, vaata. No mis sa arvad, et ma ei ole ise ennast juba täna hommikul töötlema hakanud sellega või? Kui meil täna aastal trenn on, et piisavalt on juba töödelnud ennast ka. Et see on huvitav asi küll vaata, sest et nagu ma kasvasin üles Eestis kossu mängides on ju, nagu väiksest kohast tulles ka seal mul ei olnud õnneks need old school coach'id, nagu nõukaaegseid coach'e, nagu Mati Rüütel oli müts maha, nagu see nagu new school coach, kes ei karju su peale regulaarselt on ju. Aga
aga nagu sellist mentaliteeti nagu sealt ei absoluutselt tulnud sisse, nagu isegi kui ma räägin Otti ehk siis Ott Sellisega meie suure Otti, kes siiamaani mängib Kossu, on ju, et nagu see ei ole see nagu see emotsioonne pool nagu Ameerika jalgpallis on kohati lubatud ja julgustatud. Kes mind teab veits nagu päris nagu tavaelus, kes ma olen üpris chill, aga ausalt ma vist olengi sellepärast nii chill, et sest seal väljakul sa pead idikas olema nagu sul on nagu põhjusega paar kruvi lahti, eriti kui ma olen kaitse poole pealt, mis on natukene rohkem siuke emotsiooni pealt saad mängida ja see on rohkem nagu lihtsalt effort'i pealt niikuinii vaata. Et see on hea point. Sinust nagu teistest inimestest ei ole need nagu nii palju, kui täpselt võib-olla minu puhul nagu püüdja positsiooni peal, et kui ma võin nagu jube vihaselt mängida küll, aga kui mängujuht minu poole ei vaata või kui rindeliin ei peale, siis seal nagu minu vihaselt joostud rajast nagu väga palju midagi kasu ei ole. Ja täpselt, see on nagu ideaalne rada ja siis sa jooksed lihtsalt tühjalt, on ju. See on nagu, sellest me rääkisime ka eelmine aasta pikalt, et kui nagu dependent positsioon, nagu see nagu sul oleneb nii palju muudest asjadest, et kaitses on natuke teistmoodi. Aga see on hea punkt küll, et see on siuke, nagu seal väljakul sa pead olema natuke teine inimene. Isegi ükskõik, mis positsiooni sa mängid nagu ja see minu meelest nagu see USAs, me oleme mõlemas USAs käinud, sealt seda pussitakse päris palju, vaata. Et nagu vihased, nagu oledki nagu pissed off kogu aeg, vaata, et nagu mõnedele ei sobi too, mõned lähevad liiga kaugele ka sellega, et seal on ikkagi nagu piir ka, vaata, et nagu sa pead olema lõppude lõpuks, sa oled nagu amped up, on ju, täna õhtuseks esimeseks treeniks, kus me just enne lindistamist rääkisime, et sul on uued kutid seal secondaris, keda sa tahad lüpsma hakata, on ju, aga teine asi ka see, et nad on su meeskonna kaasad lõppude lõpuks ka, vaata, see ei saa olla nagu üle piiri minna, vaata. Just. Jah, täpselt nii nagu sa ütlesid, et ma ka nagu muidu elus, ei ole nüüd päris chill, ma ütlen, nagu nii palju, kui ma Otti Eerikuga ringi chillin, nagu päris chill kutt, nagu tüüpiline eestlane. No jah, et nagu ma ei tea, ma ei kanna nagu varukas mingit viha kellegi vastu või ei ole nagu jube lühikese sütikuga, aga jah, nagu jalkaväljakul sul on vaja nagu mingit seda nii-öelda alter egot või mingit siukest asja vaata, et see on hea point küll ja see alter ego värk, nagu natuke teine inimene pead olema. Ülar tõmbab oma smelling saltid sisse ja siis ma olen teises maailmas, hea minna. Smelling saltid, hea point, ma pean ära tellima. Ja point, ma pean ka ära tellima. Meie smelling salti guy retire'is see aasta, et ma olen nüüd see, kes peab smelling salt ostma. Aga off-seasonil siis muidu Euroopa jalkas üldjuhul on ikkagi kõik mängijad on nii-öelda poole kohaga tööl. Hooaja sees nad saavad palka ja siis see on üks elu ja siis kui on off-season on teine elu. Paljudel on erinevad töökohad, osadel ei olegi töökohad, osad teevad nagu treenerid, mis iganes on ju. Osad mängivad aastaringselt, panevad siit ILF saab läbi, panid kohe, kus kevadel hakkas Portugalis ja Hispaanias hakkasid Hispaanias on jah, talvel juba hooaeg. Jah, ongi, et sa saad põhimõtteliselt mängida aastaringselt Ronaldo. Ja sügisel on ju UK see ülikooli hooaeg. Jaa, tõsi, ja ongi. Ja näiteks minu arust see Jadrian Clark tegi seda, et ta võitis ELF-i ära ja siis mängis selles UV Bulletsist ja siis võitis sellega ka minu arust ära selle Paffa. Et läks nii-öelda magistrit tegema või mida nad müüvad seal? Midagi siukest, jah. Ja, aga siis ongi üldjuhul mängid, sa ei suuda mängida aastaringselt, see on nagu crazy, nagu mis su kehale on, et esiteks saada paremaks ka füüsiliselt saada, aga sa ei saa saada paremaks ilmtingimata hooaja sees, vaata, see toimub ikkagi hooaja väliselt. Ja siis paljudel on tegelikult päris lihtsaid töid, nagu ma mäletan, Jerome rääkis ja Minindi mõlemad rääkis, et ma olen koju, nüüd ma olen töötan constructionil nüüd 5 kuud ja tulen tagasi, vaata, see on nagu päris naljakas elu, aga samas huvitav elu vähemalt, on ju. Aga kuidas sul see off-season nagu turul läks, sest et kuna me kohe varsti räägime miks, aga Euroopas muutus päris palju ILF põhimõtteliselt, et seda ei eksisteeri enam, see läks 2 liigaks, on nagu kohe räägime täpsemalt, aga kas sul oli pakkumisi mujalt meeskondadest, mis need huvitavad pakkumised olid, et mul oli paar sellist, mis ma hakkasin naerma peale seda, et mitte nagu halvas mõttes, aga lihtsalt naljakad pakkumised olid. Ei, mul nagu lahe asi, mis mind ennast nagu räigelt üllatas, oli see, et kohe peale hooaja lõppu põhimõtteliselt helistas mul Stuttgardi peatreener. Newman, jah. Sest mul oli ta ka juba nagu eelmisest hooajast ka, nagu enne eelmist hooaega rääkisime, mul tegelikult oli pakkumine neilt ka laual, aga kokkuvõttes nagu Wroclaw tegi veits parem pakkumise ja ma otsustasin nagu siia tulla. Aga siis
see aasta nagu, ise, ma ei olnud kaugeltki rahul oma hooajaga, onju. Ja siis Newman helistas oli nagu, kuule, et näed, et vaatasime sind ka nagu läbi hooaja, et päris hea hooaega, onju, näed, et tõestasid ennast, või tõestasid seda, et sa suudad nagu selles liigas mängida särki-värki, siis ma nagu ei tea, ise nagu küll kuigi rahule ei jäänud, onju, sest ütles, et ei, et ma kindlasti sooviksin, et ma tahtsingi sulle nagu praegu alguses kohe ära helistada, et nagu näidata seda, et me oleme nagu väga huvitatud sinust. ja see oli. Ma olin ka nagu, et okei, sobib, onju, sobib. Aga siis minu arust, ma ei tea, 6 aega hiljem tuligi uudis, et Stuttgart läheb pankrotti ja et tiim saadetakse laiali, vaata, et siis sellega läks niimoodi, siis tegelikult Müncheniga oli suht pikalt juttu, et võib-olla minna Münchenisse, sest et Müncheni vastu ma mängisin ka päris hästi eelmine aasta. Ja lõpus oli 2 mängu on järjest. Just. Ja mõlemas mängus ma ei tea, vähemalt äkki mingi 4 kätt, ei olnud vist nii palju isegi, aga mingi 50-60 järdi mõlemas mängus ja 1 touchdown. Ja neil ei olnud ka nagu kedagi head nagu asenduseks või nagu teist wide receiverit, minu arust neil ei olnud väga kedagi head. Ja siis rääkisin nendega suht pikalt, aga siis kuna oligi see, et Stuttgart ise läks pankrotti, siis sellega üsna palju nagu häid saksa receiverid, kes on seal kohe Müncheni kõrval, vabanesid ja siis peatreener ütleski, et kuule, sorry, et me täidame endal homegrownidega nagu need kohad ära. Ja nüüd on näha ka just viimasel ajal on Munich päris palju announced ka neid samasid Stuttgarti vendasi siin. Just, et ongi Louis Skyer on nagu kõige võib-olla nimekam mees, keda on nagu nad signed, kes oli eelmise aasta finaali MVP või? Minu arust jah, oli küll, jah. Nii et jah. Et nagu ja poiss. Siis, jah. Jep, räägi nüüd. Ei, et siis tuli veel Saksa liigast tuli tegelikult pakkumist ja tuli ka Vahtera liigast pakkumist. Nice. Mul tuli ka Vahtera liigast üks. Kus sul tuli? Üks vend küsib, iga aasta kirjutab mulle, kuule, tahad kodule lähemale tulla või? Oota, kes see oli? Butchersist, jah. Butchersist. Jaa, Butchersist. Aga muidugi Vaasa Royals ka, Marti küsib kogu aeg. Ei, mulle kirjutati Seinajokist. Seinajokist, oota, kas ma olen sassi praegu või? Ei, minu meelest oli ikkagi Butchers, ma ei mäleta ka. Aga sealt, Seinajokis oleks fun, sest näiteks minu eelmine aasta meeskonnaga kaasa Ethan Hurst, kes oli GFL-i põhimõtteliselt Defensive Player of the Year, läks Roostersisse, sest ta tahab lihtsalt elu näha ja nüüd läheb mingi Soome liigasse. Reaalselt, kui ta saab võimalusi, et terve, vend lõpetab mingi 20+ säkki seal liigas, pole isegi küsimust. Ebareaalne. Et see on nagu siuke huvitav, jah. Aga mul oli siis, Panthers on ju obviously, ma olen homegrown seal, aga ma ei ole, kas sa ise oled... Ma olen ikka veel pettunud Ülar selles, et sa ei tulnud nagu. Jaa. Eks me näeme, ma ei pruugi saada mängidagi, we will see. Aga kas sa muidu ise oled kunagi meeskondadega ise ühendust võtnud, et nagu tahaksid minna või? Jaa, Müncheniga oli küll niimoodi, et oligi, et ma ise kirjutasin sellele Kendra Ellisonile. Peatreener, okei. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud. Reaalselt ma ei ole viitsinud, sest mul on kogu aeg siin olnud nii hea situatsioon potstabis vaata ja siis pole nagu, siis on siit sealt on tulnud, mul tuli Rootsist jälle pakkumine, mul meeskonnakaaslane läks praegu Rootsi mängib praegu, siis. Vapše. Ja kuhu? See punane meeskond, see Tjorm või see Ma mõtlesin see Mean Machine. Sorry, Skarsland, jah, see, kes võitis eelmine aasta, see sama pakk, küsis. Jah. Okay. Aga see küsisid eelmine aasta ka ja siis nad üritasid mind saada vaata pooleks hooajaks, siis pärast Saksamaal tagasi minna, vaata, mis nad teevad ka tihti peale, vaata. Et nagu mul meeskonnakaaslane ka, kes läks Rootsi mängima, kuna Rootsi hooaeg saab juulis läbi, siis nad tulevad tagasi Saksamaal mängima, vaata. Ja meil tuleb Norras samamoodi meie linebacker, kes oli Norrakas, kes oli eelmine aasta, meil tuleb ka poole hooaja koos enda peatreeneriga, kellest saab meie defensive coordinate'i poole hooajavõrd. Sellest me saame kohe varsti rääkida ka, aga meil tuleb üks hispaanlane niimoodi. Jah, sellest saab natuke pärast rääkida. Aga siis kõige huvitav pakkumine oli, mul tuli Serbiast. Serbia, mis iganes meeskond on ju. Mul Ungaris ka tuleb iga aasta üritavad, aga nagu nad ei lähe ka alati kõige suuremate nimede järgi vaata. Sest nad näevad alati, keda on reaalne saada vaata ka. Ja siis Serbiast tuli pakkumine, kõik on tasuta, kõik elamised, saad oma korteri, auto vist oli seal sees ka. Raha ei saa,
aga saad 5 korda nädalas, 3 korda päevas süüa hotellis 4-tärni restoranis või midagi sellist vist oli nagu ja ja selle väärtus on kuskilt on 500 kuus, et see on põhimõtteliselt nagu palk, vaata. Ma jäin seal toidu juures seisma korra, kui see oleks päris hea tao. See oleks suht bänger. See oleks päris naljakas, aga jah, ma küsin, mul on üks serblane meeskonnas ka, oli, nüüd ta retairis, aga jah, see tase on seal, see on mingi 3 meeskonda või 4 meeskonda alles, nagu, kes seal on. Ja... Ma kuulsin ka siukest juttu, et see Serbia liiga ei ole jah enam see, mis ta nagu varem oli, et ta varem oli on nagu isegi suht siuke asjalik. Jaa, ma olen ka kuulnud neid asju jah, sellest, et aga ega see ei ole ja siit-sealt mingid meeskonnad kirjutasid veel, aga ega see mitte ühtegi nagu reaalselt ei olnud, nagu Wortslow oli teine, kus oleks reaalselt saanud minna, nagu see oli 2 optionit lõppude lõpuks mul ka on ju. Aga siis lõppude lõpuks, kui sa juba pole aru saanud, siis Ott-Erik on ikka Poolas on ju, Breslaus siis saksa keeles on ju, kui sa sõidad Saksamaalt Oti juurde, siis sa pead sildi järgi Breslau poole minema, nii pea kui sulle piiri saada Worklow on ju. Traditsiooniline ja siis ma olen samamoodi Potsdamis Royalsis. Ja aga lähme siis räägime veits, mis siin Euroopas on juhtunud viimase poole aastaga, et ma ei tea, Ott-Erik. Selle kohta on mult ka ikka väga palju küsitud ostele. Jah, aga räägime siis, räägi. Mis siis juhtus siin viimase 5 kuuga? Räägime. No põhimõtteliselt juhtus siis see asi, et nagu me juba eelmise hooaja lõpus natukene jõudsime ka käsitleda, siis osa ELF-i tiime siis ei olnud päris rahul sellega, kuidas liigat nii-öelda organiseeritakse. Et küll oli seal täitmata lubadusi, tegemata makseid, igasuguseid asju. Revenue sharing on ju. Just, et siis nendel tüüpidel, seal oli 12 tiimi vist kokku, kes siis lõppkokkuvõttes ütlesid, et kuulge, et meile nagu niimoodi asi ei sobi, et siis nad tegid nagu siukse nagu association ühesõnaga ja siis oligi, et algselt see oli nagu mõeldud sellena ja mida meile nagu mängijatena öeldi, et näed, et see ei ole uus liiga ja et see on nagu lihtsalt selle jaoks, et nagu ühendada kõik need inimesed või nagu need tiimid, kes tunnevad, et nagu on mingi probleem, mis on vaja ära lahendada. Ja siis sai üsna kiirelt vist selgeks see, et neid probleeme ei ole võimalik lahendada ja ELF on nagu nii sügavas miinuses, et seda ei ole võimalik enam päästa põhimõtteliselt. Ja siis ei jäändki midagi muud üle, siis otsustati, et EFA teeb siis ise oma liiga ja algselt oli siis minu teada plaan see, et seesama Patrick Esume tuleb ise vist, oli nagu mingi kuulujutud, et Patrick Esume tuleb ise nagu selle liiga selleks commissioneriks ja põhimõtteliselt kogu nagu ELF-i sats tõmmatakse lihtsalt EFA-sse üle. Kõik head satsid, need, kes on nagu produktiivsed satsid, on ju? Ja see organisatsiooni pool ka nagu, et need, kes, sest et seal kokkuvõttes üsna palju sellest jamast nagu aeti selle Horvaadi kaela, on ju. Kes on siis CEO, on ju, selle ELF-i CEO, on ju. Just, ja kelle kaudu suure tõenäosusega seal mingit väikest finantskuritegu vist tehti. Aga siis EFA siseselt hakati siis arutama, et kuidas me siis uue liiga teeme, on ju. Ideed oli teada, aga siis kokkuvõttes, mis juhtus, oli see, et mindi omavahel tülli sellega seoses, et kuidas siis peaks nägema välja liiga rahastuse mudel. Ja siis koorus sellest välja AFLE, ehk siis pooled tiimid läksid siis AFLE-sse ja pooled tiimid läksid siis pooled tiimid püsisid EFA-s. Ehk siis EFA on European Football Alliance ja siis AFLE on siis American Football League of Europe, on ju? Just. Kenad lohisevad nimed mõlemad, on ju? väga lohisevad nimed. EFA-s siis jäid siuksed nagu, EFA-st on kõik tuttavad tiimid. Tirol Raiders, Nordic Storm, Paris Musketeers, Frankfurt Galaxy, Prague Lions, Munich Ravens ja Madrid Bravos. Kellest siis Madrid Bravos ma ei tea, kas ta on mingi natukene üle 6 aja tagasi äkki või? 6 aega vist on nüüd olnud, jah.
midagi sükest jah, ühesõnaga tuli uudis, et nad ei soovi see hooaeg mängida, sest et see rahaline perspektiiv lihtsalt ei ole nagu tehtav nii-öelda kogu liigale. Jätkusuutlik, nad ei näinud seda. Jätkusuutlik nende arust jah, et noh, siis ometi tekib küsimus, mis siis üldse alguses sinna EFA-sse läksite, et miks te siis kohe AFL-ega ei liitunud. Et siis, et kiirelt siis seletan ära ka. EFA puhul on siis rahastusmudel näeb välja niimoodi, et tiimid ise põhimõtteliselt rahastavad liigat, nii nagu NFL-is. Aga AFL-is on siis ette nähtud see, et see lõpp nagu lahendus võiks välja näha samasugune nagu EFA-l, aga et esimesed, kui ma nüüd ei eksi, siis 3 aastat. 3, okei. Või 2 aastat on siis välise rahastuse pealt. Ehk siis iga meeskond sai ju vaata see, nad announce'is ikka 325,000 eurot nagu mitte laenuna, vaid investeeringuna, et nad saaksid siis esimesed paar aastat hakkama. See on 1 aasta peale vist oli ja siis tuleb järgmine aasta vist on ju. Just, et point ongi siis selles, et lihtsalt, et liiga nagu saaks jalad alla kõigepealt ja siis minnakse nagu selle põhirahastusmudeliga nagu edasi. EFA tahtis siis otse kohe selle põhirahastusmudeli peale minna ja sealt on siis välja tulnud niimoodi jah, et Bravos praegu otsustas, et nad ei mängi see hooaeg, sest et nad ei näe sellel nagu tulevikku ja on veel, olen läbi Viinamarja Väädi kuulnud siis ka seda, et ka 1 või 2 teist tiimi siis ei näe sellel asjal liiga pikka tulevikku. Aga siis enda liigast rääkides siis AFL ehk siis American Football League of Europe. Algselt oli siis niimoodi, et oli meil ainult 4 tiimi. Oli siis meie, Wrocław Panthers, Vienna Vikings, kes on siis ühtlasi ka, kelle tiimi omanik on ka siis ühtlasi nagu liiga commissioner, nagu ma aru sain. Ja kes on vist ainukesena, kes on avalikult öeldud välja, et Vienna on ainuke meeskond, kes on plussis aastast aastasse, nagu, kes on suutnud olla nagu rahaliselt plussis. Ülejäänud kõik võtavad nagu miinused lõpuks. Jah, ma ei imesta ausalt öelda, et olles näinud seda, mis Vienna nagu teeb ja tegelikult kuidas Vienna nagu ikkagi opereerib nagu selles mõttes ka, et nad ei anna nagu inimestele vaata tasuta asju, vaata. Et selles mõttes, et nad ei ole lihtsalt, et see on okei, kui sa nagu ülejäänud nagu aja ka siin vedad, vaata, et neil ongi nagu suht järsult nagu kohati nagu see, et davai impordid, et nagu mingi tagasi koju, vaata. Või et rentige ise mingi korter, kui te tahate siin olla, vaata. Ja teine asi, ta on väga vana meeskond, nad on enne kui üldse ILF tulid, nad olid ju Austria meistrid mitmekordselt, Euroopa tasemel meistrid, ka see Power 6 või mis iganes liigat vanasti mängiti, et nagu see on Powerhouse, neil on väga pikk ajalugu. Ma olen ise Viennas käinud korra, sõidan metrooga, näed seina peal nende promosi värk, et nagu see on ikka juurutanud seal linnas korralikult, et see on hea. Ja siis järgmine meeskond oli Rhein Fire on ju ka, Saksa Powerhouse on ju, kes oli olemas, kes oli igas on ju. Täpselt ja siis ühtlasi ka siis Berlin Thunder, ma pean tunnistama, et mina olin üldse üllatunud, kui Berlin Thunder nagu EFA-ga liitus, sest kogu aeg oli jutt sellest, et Berliinil ei ole nagu üldse pappi enam, et nad on ka pankroti ääre peal põhimõtteliselt ja siis järsku tuli see, et EFA nagu mõte algselt oli siis see, et nagu koondada need nagu kindla peale võistkonnad, et ei oleks üksid Kölni või mingi Hamburg on ja. Jah, just, et kellel on nagu teada nagu finantsilised probleemid, mis nagu tulenevad siis organisatsiooni nagu juhtimise probleemidest, on ju. Et kes on nagu kindla peale nagu tiimid, on ju. Et siis oligi, alguses seal oligi meie, Viin, Rhein Fire, kõik süksed tiimid, on ju. Siis ükskord lisati Berliin ka sinna, siis ma olin ka nagu, et Berliin, et... Me ise naersime ka selle üle vist, kui see avalikustati, nagu mis see Berliin seal teeb nagu? No just, et muidu nagu teiste tiimide kohta nagu pandi nagu mingi jube pikk loetelu ja nad on, ma ei tea, mingi 95. aastast tegutsenud särki-värki on ju, mingid imeasjad on ju, nagu mitu korda võitnud mingid Saksa liigad või nagu mingi Austria liigad särki-värki. Berliinile pandi lihtsalt, Berliin näitab nagu väga edumeelset sükest nagu mentaliteeti organisatsiooniliselt, siis ma olin ka nagu, et ma ei tea nagu, et Tahad väidetavalt, ma tean, mis Berliinis, siin on piisavalt inimesi, ma olen piisavalt lähedal. Väidetavalt oli see, et nad eelmine aasta on ja said sponsoritelt teatud summa, me räägime miljonitest, aga nad vist
ma ei tea, kuidas see käib ja ma võin natuke valesti niikuinii rääkida, aga suures pildis oli see, et see 2 milli, mis nad eelmine aasta said, nad kasutavad sellel aastal, sest nad andsid eelmine aasta välja pankroti või mis iganes, ehk siis nad said nagu selle najalt said siis uuesti uue elamise nagu hingamise kätte vaata ja põhimõtteliselt eelmise aasta ohverduse pealt, sest eelmine aasta Gennady Adams on ju, minu running back 23 aasta võitsime esimese Saksa tiitli koos on ju, ta lõhkus ära, ta tõmbas oma reielihase pooleks nagu, on ju, jah, nagu ja teist korda oma elust, aga see on ka sellepärast, et sa kasutad neid asju mõnikord liiga palju, on ju, ta on siuke huvitav running back. Vennal meeskonna poolt Berliin Thunder ütles, et sul on kindlustus olemas, läks haiglasse, tuli välja, sul pole mitte mingit kindlustust, pidi kõik ise kinni maksma, on ju. Jop, ja nüüd ta, aga kõik on hästi, ta on ametlikult venelane, sest ta on tegelikult venelane, aga ta kolis lapsena 4-aastasena USA-n ja USA-s üles kasvanud. Aga selle poiss kasutab huvitavaid asju, mis teevad kiiremaks terminemise ja nüüd on korras, nüüd ta mängib Düsseldorfis see aasta. Aga nagu see oli üks näide sellest, kui sitasti nagu Berliin eelmine aasta oli, aga kuidagi nad kantisid selle eelmise aasta sponsorraha sellesse aastasse, mis annab neile nagu elu, pluss veel nad said ju vaata liiga poolt ka selle 300,000. Jah, just. Et see peaks okei olema ja tundub, et nad on vähemalt need uued coach'id ja mis iganes tundub olevat paremas kohas. Jah, jah. Ja siis, aga siis lisaks siis nendele 4 tiimile siis juba tegelikult üsna alguses oli see, et oli juttu sellest, et Šveits teeb endale uue tiimi, et enne oli siis Helvetic Mercenaries ja ka seal oli siis organisatsiooniliselt nagu mingid probleemid ja siis väga pikalt ma tean ka nagu Šveitsi mängijaid, kes ütlesid, et nagu see ei ole okei, kuidas nagu asja aetakse ja siis ma sain aru, et võeti asi nii-öelda omadesse kätesse ja siis asutati selline tiim nagu Alpine Rams, kes on siis, mis nüüd koondab nagu siis neid häid Šveitsi importe tegelikult, kes eelmisel hooajal siis välistiimides mängisid. Et Alpine Ramsil ja nad on võtnud ka väga häid importe tegelikult, et Alpine Rams tundub nagu päris huvitav tiim tegelikult. Ja siis lisaks sellele siis asutati ka 3 nagu sükest tiimi, keda ei oodatud, et üldse asutatakse. Oli siis Pariis, siis Itaalia tegi comebacki ja Firenze Red Lions. Nüüd on siis Pariisis ka ühtlaselt 2 tiimi. Et on Paris Musketeers ja siis nüüd meie liigas on Paris Lights. Jep. Ja nüüd trummipõrin tehti ära ajalooline lükke ja asutati ka Londoni tiim. Kelle nimi on ikka London Football Team, on ju? Kelle nimi on hetkel London Football Team, nii nagu oli Washington Football Team ja see oleks muidugi naljakas, kui see tuleks London Commanders nüüd, et ja see oleks palju. Aga no ja Firenze teeb päris palju lükkeid praegu, sa näed Paris Lights ka nagu Pariis on huvitav üldse situatsioon, ma ei tea, kas see linn on piisavalt suur 2 siukse meeskonna jaoks, et lihtsalt kuidas see läheb keeruliseks. Aga London Football Team pole ju väga midagi announce'inud. Kas nad üldse mängivad? Londoni tiim või? Ei ole mitte midagi announce'inud. Nii palju ma tean, et general manager on see tüüp, kes oli siis kui mina olin NFL akadeemias, siis ta oli meie DB coach. Okay. Ja nagu üleüldiselt on ka siis jutud liikvel, et see London Football Team tegelikult on põhimõtteliselt nagu London Warriors, kes siis on mitmekordne Inglismaa meister ja arvatakse ikkagi, et see tiim suuresti tehakse nagu selle sama tiimi ümber lihtsalt põhimõtteliselt. Ja lihtsalt uue nimega arvatavasti, on ju? No ma ei tea, kas... Need ei pruugi, võivad jääda London Warriors ka ju tegelikult. Ma ei imestaks, kui nad jäävad, sest ma ei usu, et see Inglise jalkaliiga nagu omab London Warriorsi nagu nime ja brändi. Jaa, sest et kui NFL Euroopas oli London Monarchs vist või? Jah. Vist oli see, ma vaatan. Ja veel omakorda siis huvitav asi on veel see, et siis EFA ka ühtlasi siis on announce'inud järgmiseks aastaks Londoni tiimi. Ja Itaalia meeskonna. Ja ka Itaalia meeskonna, jah. Nii et mis minu teada vist äkki tuleb Milanosse või? Jah, vist tuleb küll, ütlesid Milano välja minu meelest, jah. Aga noh,
Ott Eerik luges siia ette kõik meeskonnad ja värgid ja kui sa juba ise pole taibanud, siis ilmselgelt siin on probleemid kohati. Sest et nagu sul on üks suur liiga, kes nagu vähemalt fänni poolest, fännide osaluse poolest ja nagu sotsiaalmeedia ja selle poolest oli nagu absoluutne tipp, nagu sa pole mitte kedagi sihukest olnud Euroopas, nagu see oli kajastus oli väga hea, onja. Aga kui sa oled selle 2, fännid lähevad ka 8, onja. Sul lähevad kõik TV-partnerid kaovad ära, sul kaovad ära kõik nagu sponsorid ka vaata, sa pead hakkama uuesti sponsorid otsima ja nüüd, nagu me just rääkisime Pariisi kohta, sul on Pariisis 2 meeskonda, Paris Lights ja Paris Musketeers on ju, kes on eri liigades on ju. Nad ju võitlevad üksteise vastu nii mängijatega kui ka sponsoritega rahastuse osas ka, et nagu see, jah, ideaalis peaks see olema sama liiga all, aga 2 konverentsi näiteks on ju, mis iganes. Et siis ta oleks nagu jätkusuutlik, et suures pildis nagu ma pigem arvan, sest praegu on lihtsalt egode värk, et nad sõidavad mõlemad oma hooaja lõpuni üle kivide ja kändude, me suure tõenäoliselt kaotame veel paar meeskonda, mis iganes asja pärast on ja siis järgmine aasta minnakse kokku tagasi põhimõtteliselt. Jah, ma arvan ka, et see kindlasti ei jää niimoodi, et on 2 erinevat liigat, et siin kindlasti minnakse, ma arvan, varem või hiljem ühe liiga alla nagu tagasi. Et nagu ILF ise vaata nüüd ametlikult läks pankrotti, kuigi nad üritasid siin aasta algusest saadik, et ei, meil tuleb veel ja need meeskonnad on meiega kohustatud olema. Nad isegi announce'isid ju schedule'id välja ja asjad nagu. See on ju müstika, et ja veel nagu see, et nagu täiesti lõpuni välja, et minu arust see Horvaat ütles veel mingi sihukese lause, et aga et me alla, et nad ei tee selle pärast, et et 3 liigat teha korraga on ka ebamõistlik. Ma olin nagu, et 3. liiga. Nagu, et kas teie liiga ei ole mingi 7 milli nagu miinuses või? ILF on siiamaani võlgu ju selle tema finaali eest Stuttgarti sellele staadionile ju. Ja, nad on kõigile võlgu põhimõtteliselt nagu. Et ma ei saa üldse aru, nagu, kuidas käisi nagu juhtuda sai. Nad kantisid iga aasta tegid uue firma põhimõtteliselt, panid selle uue firma alla, aga niimoodi see käis ja sellega nad elasid, aga selles suhtes nad elasid, mis oli 21 alustasid, 25 lõpetasid, mängisid 5 hooaega, et nagu ja nagu Ameerika jalgpalli Euroopas kasvas kindlasti tänu sellele lihtsalt sellepärast, et see on olemas, vaata, et inimesed näevad seda rohkem, et see on nagu ja Ott Eerik sai olla ainuke eestlane, kes on kunagi mänginud seal. Müts maha, There we go. Nojah, ma lähengi ajalukku. Ja, täpselt ajaloos on ja. Aastal 2060 küsitakse ilmselt mingi mälumängu Eesti meistrivõistlustel, et kes on see üks ja ainus eestlane? Kuule, ma olen ühe korra olnud, Ott saates pildi mulle, kus ma olin mälumängus, kus Ott oli. Siis ma hakkasin naerma nagu, what the fuck, that's kind of funny. Aga see on siis praegune seis Euroopa Ameerika jalgpallis, sul on 2 võistlevad profiliigat, sul on siis EFA, European Football Alliance ja siis sul on AFLE, American Football League of Europe. Kodulehed on mõlemal olemas, on ju efafootball.com ja siis on aflepro.com on ju, väga lihtsalt ka on jälle domeeni nimesi raske saada kogu aeg on ju. Ja aga kui sul on nagu Instagramis näiteks, me oleme Facebookis, Instagramis ka olemas liigad, aga nagu Instagramis on üks hea channel, mida follow'da, kus nad jälgivad mõlemat liigat, mis on siis see vana ILF-i networki kanal, ehk siis European Football Network on selle nimi, et kui te seda follow'te, siis sealt saate päris hästi silma peal hoida mõlemal liigal. Ja küsimus teile ka muideks, te võite, kui teil on ju... loosimäng! Loosimäng või? Kas me peaks IFA-s ka rääkima või see aasta, vaata? Et kui me vaata, see on küsimus tegelikult, sest et me ei pea sellest rääkima, sest et Ott Eerik mängib AFL-es ju, pole tegelikult otseselt vajadust. Ma sain aru kusjuures, et AFL ei ole nüüd kõige suupärasem, et nad vist isegi proovivad nagu mudida seda, et ta oleks tuntud kui The League lihtsalt üleüldiselt. Jab, kui sa näed igal pool on The League, jaa. Okei, mis päris kõva nimi too? No see oleks ikka suht kõva, kui sul on nagu 2 liigat ja 1 liiga lihtsalt tuntaksegi The League. Jop, see on päris hea flex kohe teise üle ju. See on ikka väga räige flex. Aga see on küsimus teile, et kuna Ott Eerikul, aga sul on ikkagi sama schedule, sul ei ole bye-week'e, sul on 2 bye-week'e, sul on 12 mängu, siis sul on piisavalt millest rääkida, aga me vaatame ise ka, et kui palju me suudame rääkida, sest niikuinii Euroopa tasemel nad hakkavad nendest 2 liigast rääkima kogu aeg, vaata, et see käib lihtsalt asja juurde praegusel seisus, on ju.
aga mis meil on siis AFL-l siis nagu öeldud, Ott Eerikul on siis 12 mängu, 2 bye-week'i ja aga Soliga jagati 2 konverentsi, siis oma konverentsi meeskondaga, igas konverentsis 4 meeskonda ja oma konverentsi meeskondadega sa mängid 2 korda läbi nii kodus ja võõrsil on ja siis teises konverentsis sa mängid vähemalt 1 korra, aga 2-ga sa mängid 2 korda ja 2-ga mängid 1 korra on Just. Ja sa pead Londonisse minema, esimene mäng on sul Londonis on Esimene mäng on Londonis, jah. 24 mai siis on 24 mai, jah. Ma mainin siis igaks üks ära ka, et kes minu konverentsis on. Minu konverentsis on siis Berliin, Viin ja Firenze. Ja siis teises konverentsis on siis London, Pariis, Rain ja Alpine. Ehk siis, kuna sa pead igale poole minema, siis mis ma arvan, te Londonisse lendate on No tahaks arvata. Londonisse bussiga küll sõita ei tahaks. Pariisi ka ausalt öelda bussiga sõita ei tahaks. Pariis võib päris rets olla, aga Firenze on vist kõige kaugem sinu divisjoni konverentsist? Ei ole, no minu divisionis kindlasti jah. Viini me sõidame äkki oli mingi 6-tunnine pauk. Berliini on, no vapsi, ma ei tea, mingi 3-4 tundi äkki vist. Jah, ma just sõitsin seda otsa siin eile näiteks, et nagu autoga, kuule, Poolas on 140 kiiruse piirang, rahulikult 150-ga saad sõita 160-ga, no bussiga lähen kiiresti, aga see on suht lepo. Aga jah, Firenzesse nagu on päris pikk maa. Aga no Londonisse ma ei taha uskuda, et me millegi muu kui lennukiga lähme. Ja isegi kuule, Rain, Düsseldorf on siuke just piiri peal bussiga saab minna. No Kölni me sõitsime eelmine aasta ja see on kohe seal kõrval. Ja tõsi. Ja Alpine Rams, kust nad üldse on? Mis linnas nad on? Nad on Biili linnas, mis on Bernist äkki mingi 30-45 mintsa. Okei, aga see on ka ju päris kaugel lõppude lõpuks. No ta on ka päris kaugel, jah. No sa pead läbi terve Saksamaa sõitma. Jah. Et see jah. No ma tõesti loodan, no Alpiniga me see aasta nende kodus ei mängi. Okei, hästi, jah. Ja samamoodi me mängime ainult Düsseldorfiga nende juures, et Düsseldorf siia ei tule. Okei. Et Pariisi ja Londoniga on nagu kodus ja võõrsil. Mis on, ma arvan, tegelikult kokkuvõttes nagu selles mõttes on päris hea. Et kui mõlemast, kui nüüd natukene play-offi formaati ka seletada, siis niimoodi, et mõlemast konverentsist 2 siis lähevad edasi play-offi. Esimese või ütleme siis ühe konverentsi esimene mängib siis teise konverentsi teisega ja siis samamoodi teistpidi. Ja siis on finaal, et ma arvan, et sealt, kui siin nüüd varajasi ennustusi teha, siis ma arvan, et Rain kindlasti võidab selle konverentsi ja teiseks ma arvan tuleb Alpine. Arvad Alpine või? Okay. Ma arvan Alpine, jah. Okay. Ja ma arvan, et ma arvan, me võidame see aasta. Arvad jah? Tõmbate Viennale ära, jah? No ma ütlen lihtsalt nii palju, et Viin on teine tiim. Jah. Kes meiega koos läheb play-offi. Suht kindlalt, olgem ausad, nagu Berliin ja Firenzel nagu väga raske saada üles play-offi jõuda sealt. Nojah, et Viinile tahaks jah ära vajutada see aasta. Kuigi seal Viini tiim on ikka väga tummine. Ma ei hakka oletama nagu... Eelmise aasta ILF-i võite peatreener on nüüd nende offensive coordinator, on ju? Ja need impordid ja need homegrownid, kellel on nagu see nagu off-season signind on. Ma ausalt öelda, ma ei imestaks, kui see ongi kõige kõige paremini komplekteeritud jalkatiim üldse nagu Euroopa ajaloos. Jop, sest nimed on jõhkrad seal. Minu poiss Osvin on see right tackle ka. Just läks eelmine nädal lendas sinna ära ka, et nagu... Eks ma uurin... See veel ka, kelle nad nagu... ma tean veel seda, et kelle veel nad nagu Hispaaniast Madridilt endale said. Et see... nad said põhimõtteliselt liiga, ma ütleks, et ma arvan top 3 Euroopa safety Pablo Araya, nii et nüüd neil on Elmeri Lalo ja Pablo Araya on nagu 2 Euroopa safety't, mis on nagu See nagu eliitide eliit, on ju? No see on ikka haige, jah. Ma arvan, siuke top 1 ja top 2 Euroopa safety't on seal ma ei tea, Chad Walrond on ka võib-olla nagu nendega samas nagu levelil nagu eurooplaste seast. Aga kurat, ma ei tea... okei, no meil on ka see Marko Vidakovic on ka päris nagu ikkagi väga isalik safety, on ju. Okei.
aga no ma arvan, need neljakesi on kindlasti, ma arvan, top 4, ma arvan, safety't üldse Euroopas. Need kaks. Nagu eurooplastest safety't. Jah, eurooplased, mitte siis Ameerikas, kes siis seda on ju. Aga jah, Vienna, teie ja Ryan Fire on need favoriidid teie liigas, nagu see pole isegi küsimust väga, et need suht need nimed on, on ju. Ja muidugi te teate Viennaga samas divisionis, on ju, et see saab huvitavama, kes on number 1 seed, kes on number 2 seed. Aga siis EFA alustab siis, nad alustavad nädal varem, ma eeldan, see oli põhjusega, sest nende schedule tuli hiljem välja, nad tahtsid saada varema head stardi, on ju, ja siis nad mängivad alati reede, laupäev, pühapäev, nagu iga päev on siis üks mäng üldjuhul, kui neil ei ole bye-weekidega ja seal, kuna seal on ainult 6 meeskonda, sul on 10 mängu igal meeskonnal, igaüks mängib nii kodus ja võõrsil. Suures pildis ma arvan, neile väga meeldis, et Madrid ära läks sealt, sest et see oleks väga päris kena trip olnud kõigi jaoks, kuradi Madridi sõita, vaata. Neil jah, rahakott hingas kergendunult. Ja. Ma arvan kõigil selle peale. Et sul on seal jah, sul on samad nimed, kellest eelmine aasta rääkisime ka, aga siit on, eks me näe, kas see, nagu reaalselt ma olen nii palju kuulnud, et see liiga ei mängi üldsegi, sest neil kukub veel üks meeskond ära ja siis viiekesi on veel porno mängida, et eks me näe, et kuidas sedasi läheb. Aga siis hüppame kähku GFL-is ka läbi, mis mul on väga midagi pole muutunud, suht sama asi. See on see, kui need rahvusliigad on üldjuhul väga fikseeritud nagu süsteemiga ja värk, et seal ei toimu väga midagi, siis ainuke asi, mis siin talvel juhtus, et siis Paderborn Dolphins, kes küll võitis eelmise aasta lõpus nende relegationi mängud, ehk siis Saksa liiga on ikka nagu tavaline jalkaliiga, et sul on halvimad meeskonnad võivad ära kukkuda esiliigast ja siis alt võivad üles tulla. Ja siis Paderborn küll võitis, ehk siis nad jäid GFL 1, aga siis nad foldisid mingi 2 kuud tagasi, ehk siis lõppude lõpuks nad ikkagi kukkusid välja, aga kuna nad võitsid oma relegation mängu, siis keegi sai üles ka tulla, ehk siis nüüd ongi Põhja konverentsis või Põhja divisionis on siis üks meeskond vähem, mis ei ole tegelikult halb GFL-il, sest kohe räägime, ja siis Lõuna konverentsis tuli üles siis Regensburg Phoenix, kes võitis siis eelmine aasta Lõuna GFL 2 ja siis Lõuna divisionis on sul 8 meeskonda, ehk siis kokku on 15 meeskonda, aga kuna eelmine aasta natuke rääkisime ka, kui GFL selle announce, siis nad tahavad aastaks 2028 minna 12 meeskonna peale ainult, sest et praegu on näha ka, et nagu taseme vahe on liiga suur, et sul on lihtsalt, sul ei ole piisavalt häid mängeid, et hoida seda nagu taset liiga siseselt, vaata, et see oli ILF-i probleem ka, olgem ausad, nagu ILF esimene aasta vist oli 12 meeskonda, siis nad üritasid kõige rohkem oli 17 meeskonda, kui ma ei eksi. Ei, minu arust eelmine aasta oli kõige rohkem 16. Oli 16, okei. Et nagu see ongi probleem, sest et sul nagu osad meeskonnad lihtsalt ei suuda kas rahaliselt või pole lihtsalt talenti, vaata, siis ongi sul meeskonnad, kes domineerivad kogu aeg, vaata. Et see ei ole ka tegelikult hea ju. Miks on NFL nii populaarne? Ja sa võid ju öelda küll, et siin mingi Chiefsil oli Dynasty, aga nagu suures pildis, kes oleks oodanud, paganama, järsku Patriots jõuab kuradi Superbowlile, nagu, ja Seahawks tegelikult, vaata, et nagu sul on rohkem meeskondi, kes võivad võita. Ja muidugi, sul on ka seal meeskond, kes istuvad seal Põhja peal kogu aeg. Giants on 10 aastat olnud seal või 15 aastat juba, aga no see... Ära tee oma meeskonnale niimoodi. Ja no mis on, ma olen realistlik, ma olen nagu mingi Patriotsi fänn, on ju, sorry päeval. Aga siis jah, GFL-is on siis praegu 15 meeskonda, on ju, 7 tükki Põhja divisionis ja 8 tükki Lõuna divisionis ja siis tegelikult need on vist ametlikult konverentsis, sest tegelikult meil on ka siin mitteametlikult on divisionid siin igas konverentsi sees, mille järgi selgitatakse, mis meeskond mängib, mis meeskond on 2 korda kodus ja võõrsil. Ja sellega, jah, see on nagu ta on, meile tõmmati kott pähe sellega, Dresdeni elu tehti kordades lihtsamaks ja nad saavad kõik halvemate meeskondadega 2 korda mängida, me peame kõik tugevate meeskondadega 2 korda mängima, aga me ei mängi Dresdeniga 2 korda, seda pole juhtunud aastast 2023, nad on alati meid lahus hoidnud, et seal on ainult üks mäng meie vahel. Aga jah, suures pildis, kui me räägime nagu favoriitidest, siis Potsdam muidugi me oleme ühed favoriidid, Dresden on favoriit. Nad võtsid päris legit quarterbacki. Kui sa räägid nagu Reed Sennettist eelmine aasta ILF-ist, tõid samalaadse quarterbacki sisse endale. Et nagu... päriselt? Jep, nad tõid Michigan State'i alustava quarterbacki. NFL-is oli ka veits ja siuke nagu... Jep, siuke päris huvitav. Päris huvitav poiss toodi sisse. Aga Tyler Hudson, vaata, kes oli põhimõtteliselt eelmise aasta GFL-i MVP, Offensive Player of the Year, ta on praegu UFL-is, vaata, et sellest suhtes on lihtsam. Aga ta vist tahab ka tagasi tulla, kui UFL-i hooaeg saab läbi, kui ta ei saa NFL-i võimalust.
et see on huvitav ja mis sealt saab. Aga jah, meil on ka omajagu lükkeid tehtud, aga jah, siis Põhjakonverentsis ongi Potsdam Royals, on ju Dresden Monarchs, Hildesheim on võib-olla teine nimi, kellest peab ka mainima, siis Kyle Kitchens läks sinna, on ju, kes on siis ELF-i all-time sack leader näiteks, siis O.J. Thompson, kes on New Yorker Lionsis legendaarne defensive end, läks ka sinna, siis nad on Hildesheim on ikka korralikult raha viskanud sinna, neil on Saksa üks parimaid defensive tackleid ka seal ja värgid, et see on Põhjakonverentsis. Koos Kyle Kitchensiga või? Koos Kyle Kitchensiga või? Jop, nende kaitseline on söge. Opa. Aga Kyle Kitchens ja O.J. Thompson ei oska jooksuvast absol mängida. Ei oska? Nope. Nagu O.J. Thompson on nagu ajalooliselt sitt nagu see, ma läksin nagu legendaarselt halb. New Yorkerisse, New Yorker Lionsi mängu, lihtsalt mul sõbra kaudu saime tasuta piletit, sõitsime sinna 23 aastal. O.J. Thompson, hullult suur nimi on ju, sack leader GFL-is on ju, oli aasta enne seda otsustamist, visati välja, sest on nagu peast soe on ju. Siis ja lähed sinna, siis vaatad, okei, kus on number 9 on, siis jälgid seda 3 korda järjest pancake'iti lihtsalt. Fucking pancake. Jah. Third and longist sai säki kätte, ja seda pakita tõesti hea, aga nagu muidu ei ole midagi erilist, aga Kyle Kitchens ka ei ole just jooksuvast kõige varem ka, aga ta on fucking hea, väga hea pääsus, ta on ikkagi väga hea mängija, et see on saab huvitav olema vaadata teda ja siis lõunast Sväbišal on päris huvitavaid lükkeid, Sväbišal peaks olema tagasi nagu päris kõrgel tasemel ja Razorbacks ka, kes eelmine aasta siis jõudsid poolfinaali ja Razorbacks Ravensburg, neil on ka tagasi kõik need samad mängijad, nende põhiimpordid kaitses ja ründes, mis nagu väga hea meeskond. Ja kõige huvitav, vaata, mis Forsheim teeb seekord, Wild Dogs. Ma just tahtsin öelda, et Forsheim Wild Dogs forever. Jah, neil on sama quarterback tagasi ja värk, aga kahjuks me saan nendega mängida, et see on jama. Me mängime lõunast, me mängime Müncheniga, kes peab tulema meie juurde, palju õnne teile. Aga me peame Ravensburgi minema, mis on reaalselt Austria piiri ääres. See on lõbus trip. Mina isiklikult olen solvunud natukene Forsheimi peale, et peale sihukest haipi, mis ma neil eelmine hooaeg ladusin, et nad ise mulle pakkumist ei teinud. Jah, täpselt, miks nad ei kuule mingit Eesti podcasti? Miks nad ei kuule Eesti jalka podcasti? Nagu? Ongi ainulaadne maailmas vaata. Nagu see. Kuule, aga huvitav asi on ju see, et eelmise aasta Braunschweigi peatreener ja kaitsekoordinaator siis tulid siis minu peatreeneriks ja ründekoordinaatoriks. Ja minu eelmise aasta... Tomlin on ründekoordinaator või? Jah, Tomlin on ründekoordinaator. Okei. Ja siis omakorda meie ründeliini treener ja backup quarterback on siis nüüd Braunschweigi peatreener ja quarterback. Ta oli teie tegelikult sa tead Braunschweigi peatreenerit siis või? Jah, väga hästi tean. Chill vend või? Üli chill, nagu Omega chill vend. Ta kirjutas mulle ka mingi aeg, aga siis ma ütlesin, I'm good. Üli chill vend. Nagu ma ütleks, et võib-olla, ma ütleks, et nendest treeneritest, kes meil eelmine hooaeg olid, ma arvan, ta suutis nagu kõige paremini aru saada sellest, et mida tähendab Euroopas coachimine võrreldes nagu Ameerikas coachimisega ja kuidas nagu oma mängijatest ikkagi nagu maksimum kätte saada. Muideks. Ott jätta meelde, ma üritan ka meelde, et ma olen varsti kirja. Üks topik, millest me peame rääkima hooaja keskel on natukene Euroopa Ameerika jalgpalli ja USA Ameerika jalgpalli erinevusest. Sest et ma kuulasin just, Pressington tegi ja vaata selle quarterbackide mingi recapi vaata. Tal oli räigelt hea punkt selle kohta, see on nagu natuke arutamist vaja, sest seal on paar sellist erinevust ikkagi, väga suurt erinevust. Kuidas sa mängid, aga jah, see teinekord siis muidu me jäämegi siit täna. Aga Braunschweig Lions siis New Yorker Lions vanasti, aga nagu ma rääkisin ka eelmine aasta, siis nad kaotasid, siis New Yorker Lions pole enam nime sponsor, nad läksid tagasi siis Braunschweig Lioniks, Braunschweig on see linn seal, kus nad on ja nad läksid siis ka color scheme muutus, nad läksid valge ja sinise peale, logo on päris kole ausalt, ma ei tea. Ma ei tea, minule küll meeldib. Retro logo, aga see on tõesti mingi 90-ndatest, et võiks ju uuendada, ei pea vana peal tagasi minema, aga eks me näe, mis nad teevad, sest et ütleme nii, et kelle nad saininud ja värk ja siis väga palju ei oodata neist hetkel ka, et see saab olema huvitav vaadata. Aga küsimus sulle tegelikult siis, kuna Troy Tomlin on ju, kes oli Braunschweigiga, võitis need kõik GFL-i tiitlid, Euroopa tiitlid, Braunschweig oli, New Yorker Lions oli üks parimaid meeskondi Euroopas väga pikalt, on ju. Ta on legendaarne coach Euroopas, aga nüüd ta on sinu offensive koordineetor. Ma eeldan, et sa näed päris palju I-formationit ja 11 personnel'i või?
Tead sa veel Ei ründest saa skeemist? öelda isegi. Okei. Ma ei tea, okei, muidugi ma ei tea ju, mis nagu kämbis juhtuma hakkab, on ju. Aga nii palju, kui ma aru olen, run skeemi poolest on kindlasti see, et ta nagu, ta ütles, et ta kasutas sihukest väljendit nagu no drama. Ehk siis ta tahab seda, et running back lihtsalt jookseks. Ühesõnaga, et ta ei hakkaks mingi vahtima seda, et kust on open cap ja särki-värki, vaid et ta lihtsalt jookseks. Okei. Mille jaoks nagu ma arvan, et meie running back'id on päris nagu head. Nad on kõik need 3 Poola running back'i on siuksed korralikud Downhill, nagu one cut ja downhill. Nagu, et korralikud cannonballid. Et ma arvan, et see selles mõttes nagu sobib, ma arvan, hästi. Meil on selles mõttes, vaata, meil on mängujuhi koha pealt selles mõttes nagu vedanud, et Jameson Wang, kes siis eelmine aasta mängis siis poole hooaja pealt, tuli siis Frankfurdi tiimi peale seda, kui ta oli natukene aega Los Angeles Chargersi practice squad'is olnud. Okei. Tuli siis Frankfurti, mängis seal väga hästi, oli siis ainukene mängujuht, kes Nordicule ära tegi põhihooajal. Ja siis nüüd tuli siia ja väga tore tüüp ja ootan väga temaga koos mängimist. Okei, aga lähmegi siis meeskonnade juurde ka, et kuna me teame küll, kes meil meeskonnas on, aga otseselt me ei tea, kuidas nad mängivad, sest et see on üks asi, kes nimi on ja kui hästi see meeskond kokku tuleb, see on ka kõik küsimärgid. Et kuna sa juba alustasid Wardslawst, siis meeskond suures pildis, kes on need suuremad signingud või huvitavad nimed, kelle te sisse tõite endale? No ma ütleks kindlasti, et Jameson Wang on, ma arvan, jah, mina ja selle peale nüüd Instagram hulluks küll ei läinud austada. Kuule, me saame botte saata sinna, kui sa tahad. Võime saata. Sa peaksid nägema meie podcasti paganama numbreid praegu. Mingi Ameerika botid räigelt klikivad läbi meie oma. Need numbrid on nagu, kõik 70% on Ameerikast. Meil ei ole eestlasi nii palju Ameerikas. Okei, väga huvitav. No ühesõnaga, ma arvan, et Jameson, ma arvan, on kõige siuksem nagu blockbuster signing on ju. Siis ma arvan, Marko Vidakovic, kes oli siis eelmisel aastal Stuttgardi kaitse üks põhilisi tüüpe. Ühtlasi Mike Harley, kes on siis oli ka Stuttgardis receiver. On ise varem mänginud Miami Dolphinsis ja Cleveland Brownsis. Nii et tema kindlasti ma ütleks siis see ei ole nüüd veel announce itud muidugi. Kes ikka kuulab? No okei, ühesõnaga sainisime ka tegelikult 2023. aasta offensive rookie of the year'i Juan Flores Calderoni. Okei. Receiver? Receiver, jah. Okei. Minule, see on natuke sarnane situatsioon praegu nagu see, kui Henry Trellilt küsiti peale Eesti koondise mängu, et midagi nagu selle, ta ütles, et Badalona Juventudi peatreener vaatas ka seda mängu peale seda, et nad just tõid nagu Jabari Parkeri nagu juurde, on ju. Et võib-olla ei oleks pidanud Jabari Parkerit tooma, et võib-olla Henry Trellilt piisas, et siis mul on nagu veits samasugune mentaliteet, et võib-olla Juan Florest ei oleks vaja olnud, et võib-olla Oiteri Cottenderist oleks piisanud. Aga... Me jõuame kohe minu juurde ka, mul on täpselt sama situatsioon, just saying. No võt. Et jah, ja veel igasuguseid asjalikke mehi on veel juurde toodud, et muidugi eks treenid näita nagu, kuidas see olema hakkab, aga siiamaani mul ei ole nagu väga seda, et vaatad nagu tüübile peale ja mõtled, et ma ei tea, kas ma oleks su nagu impordina nagu sisse võtnud. Ja okei, see on hea, sest et seda juhtub iga aasta ma olen siin olnud see sisse võtad nagu, ameeriklasele nagu vahe sees. Et see on nagu no just. Või samamoodi ka tegelikult eurooplasel ja eurooplasel on vahe sees, et
jaa, selles suhtes on õigus. Aga coach'ide poolest, sul positsiooni coach on sama või kuidas see on? Ei, muutus. Tuli siis Wake Foresti QB-de see graduate assistant tuli siis meie QB-de ja VR-ide position coach'iks. Okei, huvitav. Päris huvitav, jah. Ja tundub normaalne siiamaani? Jah, tundub väga okei. Tundub väga nagu asjalik. Mis ma nagu praegu olen aru saanud juba on see, et kõige suurem asi, mis teda närvi jääb, on see, kui VR-id vale raja jooksevad. Ma pean endale playbooki kindla peale nagu selgeks tegema. Okei, aga kuidas sa olete te jumal küll eesti keel on raske vahetu vahel. Olete te hakanud juba installima ka muidu või? Rünnete värki või? Ja, ikka. Kuidas see tundub praegu? Ma küsisin enne natuke skeemi poolest, et nagu pro style offense on ja ma eeldan siuke under center shit too või on nagu shotgunis palju või? Praegu on üsna palju gunnis. Okay. Aga nii palju, kui ma olen nagu praegu vaadanud, mis edasi tuleb, siis sealt ikka tuleb ja under center asju ka, jah. Okay. Ja personali wise 11 mostly ma arvan või? Tomlin ütles ka, et suure tõenäosusega enamjaolt me mängime 11. Okei. Mis siis on siis üks tight end, üks running back? Just, et ma arvan, et meil ei ole... ma ei hakka valetama, meie receiving core see aasta on päris stacked, sest me võtsime ka siis... vaat seda ma ei maininud. Ühesõnaga peale seda, kui Madrid läks, announce'is siis seda, et nad ei mängi see aasta, siis meie liiga, mitte EFA, mille... Kus liigas ta oli? Kus liigas nad olid, vaid siis meie liiga. Tegi siis teatavaks üks otsus, et iga tiim saab siis võtta endal sellest Madridi tiimist 3 liiget homegrownina. Ja siis me kasutasime need kohad ära siis linebackeri toomiseks, siis tagavara mängujuhi toomiseks, Diego Literas, kes siis tulebki peale Hispaania hooaega. Okei. Ja siis võtsime ka siukse mehe nagu Edu Perez, kes on ka siuke VRRB nagu weapon, offensive weapon, jah? No offensive weapon, jah. Et päris nagu huvitav, jah, et meil ja see Katsper Jasevski tuleb tagasi. Enamik tüüpe, kes meil eelmine hooaeg nagu olid, need paremad püüdjad tulevad tagasi välja arvatud, siis Přemyslav Banat, kes oli, ma ütleks, et üks süüksem nagu kõige suurem süüksem nagu, et sa nagu vaatad peale, ta ei ole nagu absoluutselt kuidagi moodi nagu siuke atleetlik kuju. Aga kurat, sa paned mehe mängima, et nad on täiesti haige. Ma ei ole elu sees näinud, et ükski VR nii hästi blokiks kui tema. Okei. Ja teine asi, et see ka, kuidas ta nagu mingeid asju kinni püüdis nagu mingeid palle, täiesti haige, et jube nagu veider. Tegelikult tüüp ise oli, ma ei tea, geoloog, doktorikraadi tegi geoloogias või mingi siukses asjas, et siis oligi nagu siuke walking contradiction nagu, et ehk siis see ultimate, et vaatad peale, et see vend ei oska, aga siis tuleb välja, kurat, oskab küll, No jah, et lahe oligi nagu see Banati juures, et tüüp ju alustas hooaega, oligi äkki second teamer minu arust või? Ja lõpuks oli niimoodi, et oli nagu, kui oli 12P, siis ehk siis 2 tight endi, 2 VR-i ja 1 running back, siis ta oli nagu kindel starter selles, sest et ta oli nagu põhimõtteliselt ainukene tüüp, keda sa võisid nagu, kes võis nagu garanteerida, et ta kindlasti nagu blokib ära oma mehe. Okei. Päris nagu lahe oli seda kõrvalt vaadata ja see nagu omakorda inspireeris mind ka nagu see off-season natukene rohkem blokkimise ja siukse asjaga nagu tegelema. Aga jah, üldises plaanis ja pluss me võtsime siis Kanadast endale ka tight endi, et kuna teie reeglid on natuke muutud, impordireeglid on natuke muutud, aga sellest me saame rääkida sügavamalt järgmine episood ka, aga teil on nüüd rohkem importe saab sisse tuua, mitte kohalikke mängida. Just. Et ma arvan, et nagu püüdmisweaponid on meil ikkagi nagu päris jõhkrad tegelikult see hooaeg. Okei, ja kõige suurem kaotus, mis teil oli vist AJ Wetland, kes sai once in a lifetime opportunity minna Jaapanisse, kus sa saad nagu päris korralikult nagu profi jalkat mängida. Jah, et see nuts on ikka
teisest klassist, ütlen niimoodi. jah, see on nagu päris raha juba, nagu see teeks Eestis sind rikkaks, vaata. No just, et päris palju. Ma ei ole AJ-t muidugi küsinud, et kui palju ta saab nagu, et aga noh, teades nagu seda. Karlis ütles jah, see on korralik siuke lähedamale 6-kohalisele numbrile kui 5-kohalisele. Päriselt või? Ja nagu ikka korraliku sai jah. Opa, aga see on siis aastas, on ju? Ja ma eeldan jah, et ikka, ja pigem aastaid liiga palju üheks mänguks on ju. Sest et ma võin selle öelda, et nagu meie ründekoordinaator, kes oli mul siin David Soul 2 aastat, 23-24, ta on praegu nüüd sealsama seal, kes finaalis kaotas selle meeskonna ründekoordinaator ja ta saab 120 tonni aastas. Assa jutte. Ja nagu seal pidi olema maksud 11%. No, ehk siis 100 kilo tood koju endale. Mis nii viga? Nagu on täpselt. Nii võib ju treener olla küll. Jah, ongi nagu. Ja ta ütles, et abitreenerid saavad 3 kilo kätte. Ja kõik on tasutavad. Nagu see on nagu popsee normaalne. kus meie raha on. Jaapanis on ainult vaata väga limiteeritud arv importe. Sellepärast nad saavad seda nii palju ka vaata. Kas neil ei ole 2 per tiim? Jap. Ja seesama tiim ongi nüüd niimoodi ju, et nad võtsid AJ ja siis teine import on neil ju see Reese Horn on ju. Reese Horn, jah. Jah, mis on nagu üks parimaid receiverid on ju ILF-is oli. No just. Ja oli tegelikult pikka aega jutt, et ta tuleb üldse meile. Oli või? Okei. Ja, aga ta soovis vist ebamõistlikult palju pappi. Mille ta sai Jaapanis. Mille ta Jaapanis sai just. Jah, täpselt. Et siis, eks me järgmine episood räägime, saame Ott Eerikult rohkem tagasi, kes sul seal tegelikult tead mängida, kes ei ole, on ju. Aga siis, ma räägin siis enda loo ka täpselt ära, Potsdamis, meil sama asi. Nüüd lõppude lõpuks tuli välja, et meil on minu positsioonil on ju mängin kaitseliinis, on ju. Siis ma mäletan, Vaiger ütles mulle off-season alguses meeskonna nii-öelda peatreener jutumärkidest, ametlikult ta ei ole, aga ta rekruudib ja kõik, et see aasta Ülar, sa ei pea mängima defensive tackle'it nagu 3-tacki või no, sest me toome piisavalt sisse suuri poisse. Ja pidas oma sõna küll, me tööme sisse 4 tükki, kes on meie eest varasemalt mänginud 23 ja 24 aasta ja edukalt nagu GFL-i starterid olnud ja üks nendest on GFL-i all-time sack leader mingi aasta pärast või nõnda. Ja lahe. Siin me tõime minu positsioonile tõime NFL-i venna ja siin me tõime Division 2 kuti sinna ette. Nice! Ja siin me tõime veel Mika ka veel tagasi, kes mängis minuga 23 ja 24 aastad ja siis ta mängis eelmine aasta Berliini läks, oli full-time starter ja nüüd tuleb ka tagasi. Ehk siis meil on kaitseliinis alustab 4 meest on ja meil on 8 mängijad, kes on minimaalsed GFL-i full-time starterid ja kes on nagu mänginud väga hästi see GFL-is. Et ülejäänud on NFL-i vennad või kolledži vennad nagu. Ülar. Ei kuule, ega teie kaitseliin ka vähem stack pole, kuule teil on samasugused. No jah, siin sa ei eksi, et me võtsime üle, ma ei tea, äkki esimest korda klubi ajaloos võtsime ju ameeriklasest. Deshaun Hall, Dresdenist. Defensive endi vist või? Jep, Deshaun Hall, jah. Et niimoodi, et me ju tegime siin testimist. Tegime siin testimist ja tüüp paugutas ikka täiesti mingeid NFL-i numbreid nagu testimises. Kombaini testimine. Kombaini testimises, jah. Sa testisid ise ka või? Testisin ise ka. 40 jaardi ei jooksnud. Hämmi või? Hämmi pärast jah, lihtsalt selle jaoks, et igaks juks hoida. Shuttle oli ikka eliit või? Oli 4.24. Ehk siis short shuttle. 5 jaardi ühele poole, 10 jaardi siis tagasi ja 5 jaardi siis uuesti tagasi algusesse. Et ei see, 4.24 on siuke, millega võib nagu, arvestades seda off-seasonit võib väga nagu rahule jääda. Okay. Ja bench'is paugutasin 12 kordust. There we go. Sa sinna 15 ümber, siis sa oled juba eliitblokki ja vaata. Nagu see loeb. No jah, et ja lõuga, siis me tegime lõuatõmbeid. Ja siis lõuga tõmbasin 23 järjest. Nagu kui palju need see vibutamine luges? Ei olnud lubatud. Ei olnud lubatud, ehk siis kui nad ütlesid, et liiga palju kõikusid, siis ei saanud, on ju? Ja kui sa ei lasknud käsi sirgeks ka nagu täitsa all, siis ka ei lugenud ära. Okay. 23 on päris hea. Palju sa kaalud praegu? Praegu kaalun 86 kilo. Siis on eriti hea ju. Isegi benchi mõttes ju. Siis 102,5 kilo, siis 12 korda. See on legit. Okay. No võt, et niimoodi, et ma sain isegi Dave Likensilt kiita, et kuule, testimine oli sul päris hea.
Kes on siis su peatreener? Ütles, et very impressed ja siis Jah. ja kes on mu peatreener, siis ma ütlesin, et jah, et ja siis üldse oli nagu naljaks, mille pealt mul veel on nagu omakorda see, et ma pean inimestele kuradi tõestama, et mis puust ma olen, et mul tuli üks teine tüüp, kes oli varem meie nagu tiimi see strength and conditioning coach enne seda, kui mina tulin siis eelmine aasta. Ja siis, aga noh, kogu aeg nagu ta ikkagi töötab nagu selles samas jõusaalis, kus me käime. Ja siis ta ütles, et kuule Ott, et ma kuulsin, et sa oled päris kõva atleet. Ma olen nagu, et mis uudis on sinu jaoks? Mis sa arvad, kuidas ma muidu siin olen nagu? Kui ma niisama mingi supirokku olen, siis ma ei mängiks siin. Et jah, päris nagu, et noh, ongi nagu see hooaeg on natukene selles valguses, et mul on vaja tõestada seda, et mis no nüüd tuleb väljakul kokku panna, jah? Aga siis mul Potsdamis tõid kaitseliina stacked, terve meie kaitse on tagasi, kes on mängisid meie 24 või 25 aastal. Et põhimõtteliselt ainult Etani me kaotasime, kes läks nüüd Soome mängima, kes oli meie eelmine aasta Säki liider. Aga 24. aastast on meil ka päris palju vendi tagasi, et nagu kaitse on stacked, nagu seal pole isegi küsimust, nagu seal võime, no me üritame siis jälle saada GFL-i rekordit 9,25 points per game, aga we will see, on ju. Siis, aga mul on suured küsimärgid meie Ameerika safety üle, ta on nüüd 3. aasta on meil siin, vaatame, iga aasta ta natuke vajub tasemega, see on see vend, kes Seahawksis mängis Legion of Boomiga koos. Ja iga aasta ta natukene halvemaks läinud, et vaatame, mis seisus ta praegu on, et siis teisipäeval saame aru. Ta on tüüpiline vend, vaata, kes kunagi trenni ei tea, ma olen teda ühe korra jooksis näinud ja see oli ka sellepärast, et ma viisin ta jooksi. Aga see on see nagu natural talent, sellepärast ta oli liigas, vaata. Aga põhjus ka, miks ta liigasse ei jäänud, on täpselt sellepärast, mida ta ei tee, vaata. Et nagu see ongi täpselt see. Aga noh, aga sitaks see chill vend, et vaata, mis ta teeb. Aga rünne on mul täitsa uus quarterback on küll tagasi, kellega me võitsime see eelmine aasta GFL-i bowli, Xavier Bullock on tagasi. Ja no me saime, running backi saime ILF-ist selle noore jooksja on ja Chris McKee. Ja McKee saime ja siis ründelina meil täiesti uus. Meil on Kanada kutt, Kanada tackle, meil on Ameerika center, meil on Ben Burgess tuli Prahast, kes oli meiega 24 aastat solid ja siis me saime Berliinis ka veel paar tükki, aga ründeliina kõige suurem küsimärk meil meeskonnas praegu ka, et seal on nagu üks tackle on puudu meil praegu. Ja siis receiverid on, Milan Spiller on tagasi, sest ta tuleb poole hooaja pealt, sest ta on praegu kaitseväes, Sveitsis istub seal kuskil kuradi mägedes. Okei. Ja sellepärast tuleb tagasi ka, me olime ainuke mees, kes oli nõust, et ta võtma nagu poole hooaja pealt. Päris huvitav, et Alpani on nõus seda tegema siis. Nagu see on küll nagu kivi nende kapsaeda, et nagu kuulge, et teil on nagu sensatsioon, nagu Šveitsi kõige parem receiver, nagu oleme ausad. Siis te ei ole valmis seda poole hooaja pealt võtma. Jah, see tuleb kaitseväest välja. Okay. Siis meie kohalikud receiverid on tagasi, meil on siin paar noort kutti, kes on päris head ja siis Division 2, mingi all time Colorado, mis see Mine, School of Mines, jah, on see. School of Mines, jah. Ja selle all-time leading receiver tuleb siis. Siis me teeme sarnast asja, mida me tegime Brandon Bow'ga. Brandon Bow tuli samamoodi Division 2 all-time fucking mis iganes receiving, kes ta lammutas meil üks aasta, siis eelmine aasta oli Nordicus, vaata. Et sama laadse kaliibriga nagu receiver'i toime sisse Max, mis iganes ta perekonna nimi oli. Et meil on vist 3 Maxi meil on 4 Maxi meeskonnas ja meil on 4 Joshi meeskonnas, et kurat, ma ei tea, coach Weigerile meeldivad, kui tal tuleb pojad kunagi, siis tal on Max ja Josh on nimed nagu fuck me, need on nii palju samade nimedega vendi. Aga naljakal kombelt, tead, mis on või? No. Ma ei ole viimasel ajal väga, või kas sul on veel midagi nagu sükest, ma küsin enne ära, et kas sul on veel midagi sükest nagu tähtsat öelda, et siis enne kui me loba peale tagasi lähme. 12 mängu, 3 play-offi mängu, 6 bye week'i ja mul on 3 kõige pikemat trippi on Kieli, Düsseldorfi ja Ravensburgi ja need on kõik siis overnight tripid ka ülejäänud, kõik me läheme samal päeval, mis on lähemal kui 3 tundi sõita ja siis on kõik. Let's go, Ott, räägime nüüd head juttu. Ma ei tea, kas me eelmine hooaeg mainisime seda, aga ei ole suuremat Euroopa kõrgliiga heiterit, kui on Ülari treener.
no see on täiesti nagu, et noh, kui te kunagi nagu tahate näha või no ma ei tea, noh, miks ma seda ütlen, ongi see, et ta on nagu viimasel ajal, ma ei ole väga palju isegi näinud seda nagu. Seal pole enam midagi heitida, sest need heitivad 11 ja 2 tükk alles ainult ju. Vaata, ühest läks 2, vaata. Et noh, muidu oli nagu kogu aeg see, et kui sa läksid Instagrami ja võtsid Ülari treeneri nagu selle page'i lahti ja vaatasid story'sid, siis noh, iga jumala kord, kui nagu natukenegi midagi oli nagu halvasti läinud, siis tal mehel oli kohe suunurgad kõrvuni ja noh, ta ikka nagu, noh, ikka ladus. Kohati nagu, noh, niimoodi, et sa mõtlesid ka, et nagu, kuule, et kumb sa oled, et kas sa oled nüüd kuradi ajakirjanik või sa oled Jelka treener, et noh, kohati nagu seal, mis ta nimi on nüüd seal? Enne oli see David Soul, enne kui see Euroopasse tuli, oli David Soul, seesama, kes nüüd on Jaapanis. Nad trollivad nagu ta oli legendaarne, ta trollis lihtsalt kõike, aga ta trollis GFL-i rohkem. Aga Vigerile käib täiega pinda see, et ILF, mis iganes see üldse eksisteerib ja värki, et ILF on sitem kui GFL ja kõik see asjad. Nagu seda ta on kogu aeg pussinud, nagu räiget üritan pussida, mis on nagu you're biased as fuck, just saying, aga üks asi küll, mis on muutunud nüüd tänu selle, et ILF läks laia 8 liigaks, rohkem talenti on tulnud GFL-i ja nagu ausalt, ma rääkisin oma peatreeneriga talvel, enne kui mingi talvel, kui ma olin Potsdamis, läksin kontorisse lihtsalt, mis nad teevad ja värki, siis ütles ka, et nagu, ma loodan, et need liigad ikkagi jäävad alles, sest et muidu on GFL täis kõiki neid sinusuguseid mängeid, sest et ju kellegi pole liigat mängida ju, kui poleks üldse midagi olnud, vaata. Et see tuli ka. On pull jah, mis siis saaks, kui Euroopa kõrgliiga ära kaoks? No siis kohalikud, Soomes oleks jõhkrad, sest Soomes on vaata ressurssi, Rootsis oleks, Austria oleks jõhkrad, sest Vienna oleks Austrias, siis mängiks vaata. Ja siis sul on veel, Saksamaa oleks täis, GFL 2 oleks täis seda talenti, kõik siuksed asjad. Aga ma arvan, et jaguneks ära, aga Ameeriklastel oleks tunduvalt vähem võimalusi, vaata, kes on puhtad ameeriklased. No Ameeriklastel läheks ikka päris hapuks, jah. Jah, et nagu usu mind, sul oleks väga lihtne leida kuskile kõrdimaa. Sa võiks minna Hispaaniasse mängima, kui tahad midagi sellist. No ma just tahtsin öelda, et kui siin nagu asi läheb tummiseks, siis ma ei tea, mingi Mallorca tiim või mingi asi, et teeks diili. Tahad, ma annan sulle connectioni Mallorcale. Mul on sõber seal, jah. See on siuke chill koht, ütleme nii küll, jah. Et kuule, Ott, kui asi läheb perse, nagu ma ütlen, Viger tahab niikuinii sind tulla, et meil pole ühtegi receiverit võib-olla peale seal mõne, nii et tahad tulla mängima, tahad lammutama tulla, siis sa võid siia tulla. No ma ei tea, kas ta vaatab mind enam samamoodi, kui ma ELF-is mänginud olen või? Ta ju küsis, jah, see oli enne ILF-i minekut, tahtsid saada sind, on jah? Ta kuulab mind piisavalt, ma ütlen talle ise. Sosistad talle kõrva? Ja, ma juba sosistan, ma lihtsalt ütlen talle ja siis ta teebki seda. Aga see selleks, jah. Aga suures pildis me oleme siis natuke samas paadis. Mul on see siit, mis käib, millest me rääkisime ka, millega me episoodi alustame, võib-olla lõpetame ka sellega. Mul ei ole mitte mingit, minu meelest on see aus värk, et sa pead kompiitima positsiooni peal. Selle ma õppisin ülikoolis ära, sama sulle, sa tead seda, et see ei ole aus business, aga see midagi ei anta sulle kätte. Kui Euroopasse tulles sa natuke eeldad seda, sest sa tuled võib-olla kõrgemalt tasemelt, aga türa, kui raske on, kui sa ei saa kompiitida korralikult, kui sa ei ole terve, vaata. Ei, see on nagu väga heavy, jah. See fucking sucks dick. Aga ma ütlesin ka juba, ma rääkisin ka nendega, et ma suure tõenäosusega ei alusta see aastaga esimest korda. Aga what you gonna do? Aga I'm gonna work my fucking ass off. Ma just tahtsin öelda, et ära päris nii ütle nüüd Ülar, et aga ma ütlen ma juba Vigerile ütlesin seda, sest ma ei imestaks, kui ta tahab mind alustada puhtalt sellepärast, sest ta teeb siukseid asju, ta on siuke, kes talle meeldivad ja värki, ta teeb siukseid lükked, mis on minu meelest ebaaus, sest et fuck it, peaks alustama see, kes on parem, vaata. Seda ma ütlesin, don't sugarcoat this shit, vaata. Aga mul on 3. aega, I'm gonna give everything I have, tuleb, vaata, mis tuleb, on. Et selle ma olen ära õppinud ja teine asi on seega, et kui mitte midagi muud, kuidas ma mängisin Rowanis, ma mängisin viimased 3 mängu, siis kui ma natuke viga sain, kui ma seljakuridi, ma herniate'isin oma diski, siis me tegime treeneriga selle reegi, ma ütlesingi talle otse välja, et Ahmad, kes oli mu backup, ütlesin okei, ta väärib mängimist ja ma olen niikuinii siuke pool siuke kuradi toobina, ma ei tunne ühte oma jalga poolest ajast.
ütlesin talle, davai, anna mulle maksimum 5 play'd järjest. Kaitseliinis sa saad seda esiteks teha niikuinii ja 5 play'd järjest ja siis me rotateerume ise, vaata. Ja siis me tegimegi viimase 3 mängu mängisime nõnda. Tead, mis see andis? Sa iga play lähed nagu fucking elajas, noh. Sest sul on täitsa savi, vaata, sest sa ei pea nagu see võtab selle nagu, sest mõnikord mul, mis on nii vale, ma tean, aga mul on taga mõttes see, kurat, oota, ma pean jaksama ka, ma ei saa võtta siit kuradi sest eelmine aasta mul polnud vahetust. Eelmine aasta oli, kurat, ma ei saa nagu 100% minna, sest ma pean jaksama mingi 8 play'd järjest mängida, vaata, sest et ja siis see oli see, kus sul oli see vabadus. Sa lähed nagu segane ja ma tean, et see aasta me saame vähemalt sama teha, sest mul on 4 defensive endi 2 positsiooni peale vähemalt, kes saavad roteeruda. No ma sain ka niimoodi aru, et me vist püüdete peal proovime nagu üsna palju rotateeruda, aga no minu kindel eesmärk on ikkagi see, et olla nagu alustavas koosseisus, et vähem, aga ma ei lepi. Jah, ei sama prospekt. Mul on savi, et mul on mingi kreeklane, kes on NFL-is mänginud. Fuck him nagu. Et nagu, ta võib pingil ka olla. Nagu, küll mingi suvakas eestlane võtab ära, aga jah, see põhimõtteliselt George Karlafti see lugu tuleb meile siia. Ja me võtsime ta ainult sellepärast, nagu Vaiger ütles ka, et nagu, meil ei ole teda tegelikult vaja. Aga kui ta pidi Dresdenisse minema, see oli see, fuck it, me võtame ta sellepärast, et ta Dresdenisse ei läheks. Päris hea. Ja mis on nagu, I understand, but what it is, et ja noh, Hunter on juba siin meie, kes on hungarlane, puhas ameeriklane, aga tal on Ungari pass. Ungari pass. Division 2, mingi all conference, mis iganes mängija. No chill, esimest korda meil on pikkus kaitseliinis. Nagu meil on 6-3 defensive endi peal, nagu there we go. Et see on nagu okei, aga nagu nüüd tulebki see huvitav aeg, sul samamoodi vaata. Ja noh, eks sul tuleb ka natukene, kindlasti sul on ka juba suurem leadership roll ka, eriti oma postal, sest sa oled olnud selle aasta, mis iganes, see tuleb kaasa nagu tahes-tahtmata, siis hakkame nullist ehitama jälle. Ükskõik, mis eelmine aasta juhtus, see ei loe mitte muffiga, vaata. No täpselt. Et hakkame nullist ehitama seda kameraadorit, läheme poistega välja, ja me homme juba lähme terve kaitseliiniga, meil on 80% kaitseliinist on siin, me lähme homme peale trenni, lähme chillime veits ja teeme asju, vaatame, et nagu see ka Ameerika jalgpallist, millest me eelmine aasta korra rääkisime, eks me räägime see aasta ka, et nagu siis sul võib talenti meeskonnas olla, aga lõpuks on see meeskonna mängi. Kui see meeskond ei mängi hästi, siis sa ei lähe mitte kuskile, vaata. Ja sul on kordades lõbusam ka, kui sul on vennad seal, keda sa saad usaldada, vaata oma kõrval ja värki, vaata. Jaa, kindlalt. Et see on nagu fun. Aga Ott, on midagi veel, mis me ütleme, et jäime? Ma ei tea, jälgige drafti. Jälgige drafti, jah. Drafti episoodid tulevad nüüd ja meie järgmine episood tuleb siis mais. Ja siis me teeme üle nädala, samamoodi nagu eelmine aasta. Siis suve läbi saate üle nädala, kuulate, kuidas mina ja Ott Erik kirume, vannume, mis iganes me teeme või oleme super... Miks kirume, vannume, ikka ma ei tea, laseme šampakorki pealt lahti ja igast asju, noh. Ja kui teil on küsimusi, mis iganes topiku kohta, kirjutage meile, kus iganes, kas Ott Erikule või mulle või siis podcastile ja siis saame neid ka arutada ja värki, et siin suvel pole nii muud teha. NFL-i pole, siis saate vaadata, mis oma poisid teevad siin Euroopa tipptasemel ja schedule'id ma panen üles kodulehele siin lähinädalatel ja lingid ka, kust mänge vaadata, panen kodulehele üles, et siis on kõik meil ka cover3.ee-st leiate üles kõik meie mängud ja schedule'id, et Inks uuris, vaata, Inks tuleb Euroopasse, tuleb trippima, road trippima, mis ta tahab tulla nii sinu kui minu mängule, vaata, aga meil ei klapi väga hästi kokku need. Ja. Et see on üks asi ka. Et jah, kui on huvi mängule ka tule, ma arvan, läbi Ott Eeriku saab tasuta piletid, läbi minu saab küll tasuta piletid, et see ei ole probleem, on ju. Saab. Et siis ma üritan ise ka tulla võib-olla, vaatame, mis poisid viitsivad, need on päris vinge road tripida, see ei ole õnneks väga kaugel ka nii, et see on 4 tundi autoga, nii et see pole köki-möki, on ju. Täpselt. Aga kõigile täiks kuulamast ja siis esmaspäeval räägime Karl Petersoniga ja siis järgmine nädal jätkame drafti preview'ga. Et tšau! Ciao.